Tere tulemast järgmisesse vlogi! Meie oleme praegu Hugoga kahekesi, käisime just Circle K's, sellepärast et me hakkame startima kohe maale. Ma olen endiselt oma isa autoga, tegelikult mu auto on juba terve. Siim läheb minu autoga, ta läks linna korraks asju kajama ja mina siis sõidan isa autoga maale ja viin auto maale ära. Et ta oli nii kaua lihtsalt seisis mu linnas, et aga käisime just, võtsime kütust autosse, võtsime väiksed hot dogid, mõlemad. Ja olen viimasel ajal nautinud väga palju seda Circle K jääkohvi ka. Seda on nii palju igal pool Instas reklaamitud. Minu meelest Isabella ja keegi veel nagu jagas seda. Ühesõnaga, mina nägin Isabellalt seda, et praegu on kampaania. Minu meelest see kampaania saab suht kohe läbi, nii et võib-olla kui see video läheb üles, siis see kampaania tegelikult on juba läbi. Aga kampaania on siis selline, et praegu on 50% soodustusest kõik külmad joogid. Et super deal. Aga mina siis esimest korda proovisin, ma muidu kodus teen kondenspiimaga, sest et jääkohv peab olema magus, muidu ma ei pane suhkrut ega mett enda kohvi. Aga siin nende siirupitega ma ei osanud üldse, mis asja, mida ma panen. Esimesel korral ma panin vist karamelli või midagi sellist. Panin ühe pumba, see oli veits vähe ja ei olnud päris see, aga nüüd selle vanilliga ja 2 pumpa siirupit on väga hea. I approve. Ja nüüd siis jah, nosime enda neid hot dog'e siin. Enne sõitma ei hakka, mõtlesin, et ma veits söön ära siin. Ja siis stardime maale. Maal on siis ootamas meid täna toimetused, sellepärast et me lähme Mesilasse. Me ei ole seal nii ammu käinud, sellepärast et Hugo oli haige ja mingid, ma ei tea, nädalavahetused on kinni olnud, ühesõnaga ei ole olnud mahti. Nüüd Hugo on nii palju terve, et ma saan ta vähemalt kaasa võtta. Ja mis Hugol üldse oli ka Hugo eelmise videoklipis viimases vlogis, ma arvan, et ma panin sisse ka klipid, kus ma tegelikult olin EMO-s Hugoga korraks ja tuli välja, et tal on kopsupõletik ja me lihtsalt käisime kontrollis seal EMO-s, sellepärast et ta hingamine läks nagu hingeldas ja läks kiiremaks ja üldsegi verehapnik kodus mõõdetuna oli ka päris madal. Ja me läksime kontrolli ja siis seal selguski, et tal on kopsupõletik ja saime antibiootsid peale ja siiamaani võtame antibiootsi, aga palju parem on juba olukord, nii et jumal tänatud, et me läksime, saime kiirelt jälile, nii et kõik on hästi. Ja jah, ma hakkan nüüd ka sõitma. Maitseb sulle või? Me oleme maal ja tegelikult me oleme juba päris tükk aega maal, sellepärast et ma sõitsin siia, siis huuksin magama, siis ma sõitsin ringi, nüüd me käisime korraks siin toas ja sõidame nüüd minu vanemate juurde korraks, paneme auto ära ja siis me stardime Mesilaste juurde ja talu juurde, nii et natukene lähme teeme seal töövärki ka, aga seda näete juba varsti. Räigelt kiirustame hetkel siin asju valmis. Teeme hiljaks, teised on juba, Siimu vanemad on juba siin kohal. Meie siis talus või mida iganes. Ja nüüd me läheme kohe Mesilasi vaatama, aga ma üritan ukse lahti teha. Mis on ühe käega teha? Nii paneme suitsikad põlema. Kutid hakkavad veits seda siksi vist remontima ja me siis lähme vaatame, mis Mesilased teevad. Meil on vist ainult üks taru alles, nii et vaatame, mis toimub. Nii, suitsik on valmis. Paneme mütsi päe ja lähme tarude juurde. Vaatame, mis toimub. Fassioon.
lugu on nüüd selline, et meil on ainult üks taru alles. Kui meil alguses oli 3 vist kevadel, siis nüüd ikkagi 2 neist veel on ära läinud. Nii et ainult üks. Anne? Väga tubli taru on siis. Midagi muud teha ei saa, paneme siia magasini peale. Need kärjad siis või? Jah. Okei. Siin praegu teeme selle gaasipõletiga neid tarusi puhtaks. Ma kohe näitan, millised need on. No puhtaks tuleks nagunii teha siis, kui on pere välja läinud ja ootame uut pere siia või paneme uue pere sisse varsti. Aga siit on näha ka, et neil on vist olnud mesilastel kõht lahti. Et selle me teeme kõik siit puhtaks, et seda haigust ei läheks järgmisesse peresse siis sisse. Ja arvame, et siit läks meil pere välja sellepärast, et siin on hästi palju mesilasi sees selle talvesõõda peale tulnud, et see on niisugune suhkrutoit, mis neile hirmsasti meeldib. Ja nüüd on näha, et Eve on seda muidugi puhastanud ka siin kõvasti ja ma kohe teen seda kongspeitliga siin neid ääri puhtaks. Selline tööriist on mesinikel siis kongspeitel. Nii et ma hõõrun siit need seinad kõik nüüd lõpuni enam-vähem üritame puhtaks teha. Ja siis ükskord saavad siia uued elanikud sisse tulla, et ei pea muretsema, et nad kohe siin mingi haigestuvad vana jamaga. Me hakkame enda mesilase toimetusi ja asju kokku tõmbama. Koristame veel. Taamalt on kuulda, kuidas pannakse tööle musiksi. Et sai endal seal mingid uued rihmad ja mingid filtreid vahetati ja ma ei tea, mis asju. Aga me siin tassime neid asju tagasi sinna majja ja siis on selle mesilase värgiga täna kõik. Muidu oleks tahtnud ka värvida, aga tuleb välja, et meil ei ole rohkem värvi siin. Ja et täna jääb värvimine ära. Viimase tööna teen veel liista puhtaks veitsin. Liistud on mingi taru selle vaiguga koos. Tere hommikust, meil on emadepäeva hommik käimas ja meil käib telekast Eurovisiooni punktide andmise vaatamine, sest tegelikult ma ei vaadanud Eurovisiooniga väga Eesti esinemist vaatasin ja see oli kõik. Ja vaatame siis nüüd, kes võidab ja palju Eesti punkti üldse saab. Ja siin hakkab kohe meil pannkooki tegu. Ja jah, selline tere hommik on. Just nõusutasin neid lilli, mis ma sain. Ime hästi lõhna, tõesti. Ja eile ostsin endale neid. Mida muud võiksid mida öelda olla, et tal on hea meelega? Nüüd sellised. Ja nüüd ootame panjakaid ja joome kohvi ja hängime niisama. Me oleme väga heal tulemusel. Reikop on ikka... Suurepärane. Suurepärane, Eesti sai 33 punkti ja... Oleme jõudnud õue, kell on kuskil 11, midagi sellist. Aga mul on siin minu emadepäeva hink. Väga kena Ted Bakeri kott on, aga see ei ole päris...
aga see ei ole päris see kott vist, mis on minu kott või mis peaks minu kott olema, nii et me lähme vahetame selle ümber. Ei, ta on väga ilus kott, aga ta pole lihtsalt minu kott. Mulle meeldiks rohkem vabamas stiilis kott, et see on selline hästi korrektne ja selline daamilik kott. Minu arvates, puhtalt minu arvamus. Nüüd lähme kaubamajja. Otsin siin midagi, ma ei leidnud algkottidest mitte midagi kahjuks. Midagi sellist, mida ma reaalselt kannaksin ka. Just suurkotti. Suurkotti mul oleks vaja. Nüüd me tulime siia üles naiste asju vaatama, aga ma ei tea, ma olen pinges juba, ma pean siin midagi otsima. Ühesõnaga tundub, et me lähme siit sama targalt ära ka täna. Me tõmbame enda otsi siin kaubamajas Virus kokku. Kotti ei leidnud. Jõudsime Teletorni ja lähme käime Teletornis vaatamas. Oleme nüüd Teletornis. Isi läks vaatama ringi. Ja no siia kuskile vaatab aknast välja. Tahka minna või? Hugo liigis endale Pallimere ja nüüd on Pallimeres. Ma käisin väikse tiiru siin ümber ringi ära. Ei ole väga palju inimesi ka, kuigi siia lastakse vist 100 inimest maksimaalselt. Praegu oli, kui me tulime üles, oli mingi 45, midagi sellist. Ja nüüd siin hängime natukene ja üks hetk peaks minema koju magama. Kuni 19. mai on kõik külmad joogid Circle K-s -50%. Nii et mina ei ole jäänud enda latet. Mega hea on. Saime kõik asjad pakitud ja ma käisin kiirelt poest läbi, võtsime lahed lilled. Ja nüüd me stardime kohe maale kõik koos. Maal ootab meid siis hiline lõunasöök, sellepärast kell on juba praegu 3:30. Hugo vist jäi just magama. Ja nüüd on meil pool tunnikest või natuke rohkem sõita.